plirts-plärts, käes on märts. On ja nii, joo. Kohe on kevad algamas. Mis elu meie tibukesed elavad? No. Mis nüüd? Tere, Bruno! Tere, kullakesed! Mis elu elate? Oh, te muidu. Joo, no tere! Kogu see kanapere. Oi, te olete mul ilusad. Te olete ilusad, joo. Tere! Jaa. Panen ukse kinni. Sain aru, et kanad ei tohi tegelikult õues käia jätkuvalt selle linnugripi ohu pärast, aga me oleme neid siia, või noh, õigemini ämm mul siis on sellesse väikse saadikusse ikka lasknud. Ja mis ei ole meie talus muutunud, on söödikust säde. No, tupsu, kuule, kana sitta või? Väike kana sita söödik. Jõudsime täna hommikul ja noh, kui ma siin vaatasin, kõik saatsid mulle ilusaid päikselisi kevadisi pilte, siis täna päris see ei ole, aga no ikkagi väga mõnus. Ja mida ma palusin? Lumikellukesed on mind ootamas. Aga muidu on see tänane õu selline veidike hall ja trööstitu. Aga noh, plirts-plärts, käes on märts, ma arvan, et väga hästi on läinud. Kui me ära läksime 9. veebruaril, siis olid kõvad miinuskraadid ja tagasi tulles pole lund, pole talve, on täpselt selline varajane kevad. Igal juhul kutsad on väga õnnelikud, et me kodus oleme. On jumal iba, on ja nii, joo. Oh, sa pisikene. Oled tubli tups. Joo. Ja mis elu sina oled elanud, proua? Aga see linnukeste sidistamine on võrratu. Vaatan valdusi üle, mis siin toimunud on. 5 nädalat olime ära. Vahepeal on saanud kuuri ehitusega edasi minna. Külm on lubanud jälle. Tiigil on veel jää peal. Nii et sellist talvist meeleolu on ka. Õnnetud puhkemajad. Oi, nendega tuleb kevadel kõvasti vaeva näha. Nüüd me tahame nendesse väiksed tualetid sisse ehitada. Aga ma ei tea, kas üldse on mõistlik teha üleni uued puhkemajad või saab neid veel kasutada, ma ei teagi. Kui ma päris aus olen, siis see meenutab mulle seda novembrikuist olemist. Aga piisab ainult natukesest päikesest ja kohe on väga kevadine. Ja siin on ootel kõik meie ilusad kanuud, et alustada peatselt kanuuhooajaga. Oi, kuidas ma ootan meie rabaristosid. Vesi vuliseb. Oh, küll on kodus hea olla. Täitsa lõpp. Kõik see pruun ja hall on nii ilusad. Nii, liikumistest. Kas saab matkarajale sellest? Tundub, et kõige hullem ei ole. Lähen kohe Paide taliteed avastama. Oi, kui mõnus. Mul on täna tegelikult ring on tehtud. Hommikul veel Istanbuli lennujaamas sai teha oma 5 kilomeetrit ära. Aga lihtsalt loodus kutsub, kodu kutsub. Koormsad. Mammu tõi neid meile tuppa kingiks ka. Kas teie ütlete pajutudud või pajukiisud? Kõik tilgub, sulab, plirtsub, plärtsub. Hästi vaikne on, samas vahepeal mingi linnuke laulab. Et Eestimaa loodusel on ikka
selline võlu selle eraldatuse ja üksi olemise võimalusega. Nii et ma ei tea, kuidagi nii suve tunne on südames, nagu tõesti oleks kaua ära olnud. Panin spetsiaalselt paksud püksid jalga, et saaks natuke kiikuda ka. Siuke hääl on nagu oleks just vihma sadanud, aga tegelikult see lihtsalt kõik tilgub. Ennem sadas ka, jah, okei. Nii ilus on kõik see rohelus. Metsaroheline, samblaroheline. Tere hommikust! Meil on juba neljapäevane taluhommik. Ja seda imet! Eile käisime arsti juures. Meil on nüüd, tundub, et abikaasa on kõrgvererõhu tõbeline. Et jah, väikene emosuts oli, aga kõik on hästi ja ei ole lihtsalt mitu päeva. Ma tahtsin teha ilmselt taluvloogi, aga on läinud kuidagi teisiti. Pole jõudnud lihtsalt, sest et Mariga käisime ühel päeval opil. Eile oli meil siis emopäev. Katsusin siis vloogida. Joo. Seal on. Üks mõnuleb seal ahju juures. Täna on meil plaanis, Janet tuleb selline kevadine koosolek, et natuke arutame, et mida teha, millest alustada õigemini, sest teha on lihtsalt nii mega palju ja ma ei ole veel kuidagi sellele lainele saanud. Ja ma ei tea, ühesõnaga see sisseelamine on olnud natukene, ei ole olnud nii sujuv või nii romantiline, nagu ma ette kujutasin, et on olnud kuidagi selline vähekene pingelisem. Aga tänasest ikkagi ma tahan nüüd saada kuidagi sellele talulainele, et me ei lähe mitte keegi mitte kuskile, kuna Maril oli operatsioon, siis Mari taastub täna. Tegelikult ta pidi minema Tallinnasse, tal on pildistamine, tal on 9. klass, aga kuna ta eile oli nii väsinud, siis ma otsustasin, et ta ei lähe, tal on nagunii mina paistes. Ja Paulikesel on ka täna vaba päev, nii et täna me saame kõik kodus natukene taastuda. Meie oleme ikkagi veidike veel selles tai rütmis, et kell 7 oleme juba tükk aega üleval olnud. Mis? Mul on põlveside, aga mul ei ole liinasidet. Jaa, vaadake. Kui ilus. Jah, just nii. Kui ilus nina. Ole profiilis. Natuke see veel on künklik, aga jah, väga hästi. Nii. Ja ma käin siis päeva hommikul tibude juures. Ma ei tea, kas on väga külm hakkab nii või? Ei hakka, selles võid minna. Neile seda Kaara Elvest ja Ussikest. Kas meil on Rabamu lahti? Ma usun küll. No lähme tuksud. Lähme. Kas sa lähed? Ei ole külm. Nii mõnus. Mis sa nalja teed? Ei selles mõttes, et ei ole kevad. Homme hakkab päris kevad. Homme sa. Homme võiks teha väikse kevadpeo. Olemegi 3 päeva kodus olnud. Natuke Ussikas. Tegelikult tahaksid jänkide kanad juba väga õues olla, aga ikka on see linnugripi oht. Nii et me neid suurde hoovi ei lase. Natuke sealt oma aiast saavad välja ja siis keegi teine ei tohi sinna nende aeda minna peale. Minu selline hommikussöök. Mul on natuke see tunne, et tõesti on nii palju teha, et kust otsast ma hakkan ja siis nagu ei oskagi hakata. Et õunapuud tuleb ära lõigata, riisuda tuleb, siis see kasvuhoone tuleb kiiresti ära lammutada. Et sellega pidid mehed nädalavahetusel alustama. Ilmselt Margo on lihtsalt juht, sest et ausalt öeldes on ta ikka palju põduram, kui ma arvasin. Siis sellele uuele abijoonele kiiresti katus peale, et saaks ikkagi kogu staffi sinna sisse juba. Nii et seda teha on ikka väga palju. Aga samal ajal kevadel on alati selline uus energia.
oo, kuulete, kirevad. No, tupsukesed ja perenaine tuleb. Oi. Nukese kireb siin, no tere, prouad. Tere, prouad ja härrad. Tere, no näete, mis ma tõin teile. Oi, jaa, maiuspalasid. Oi, kui hea. Vaata tibukesed. Oi, kui ilusad. Kanala tahab suurpuhastust. Äkki ma võtan selle isegi täna ette juba. Teeks korra selle põranda puhtaks. Vaat, mis seal on. Muna ei ole kuskil. Nad on armastanud nüüd siia alla muneda. Aga ei olegi muna. Uskumatu. Kuskil on kanade see veenõu kadunud. Ma ei tea. Viin neile tavalise selle, mis iganes asi see on. Siit leidsin. Panen ikka selle puhtaks. Linnupojakestel oli ju janu. Eks nad tahaksid nii väga õue saada, nagu aeda õue. Aga noh, ma ei tea, kaua see kestab, see keeluaeg. Eks siis nii kaua olete siin. Tänane eesmärk on siis teha kanala korda, pidada kõik need tähtsad koosolekud ära, poputada veidike oma meest, lapsi, näiteks võtta maha jõulupärjad. Mis te arvate? Kas on aeg? Homme hakkab kevad. Joo, väga toreda oli teiega. Ma mõtlesin, et ma hoian need pärjad alles jaanitule, selle jaanilõkke kaunistamiseks. Ja no võt, sellised plaanid kindlasti käin kõndimas. Täna on mul juba 82. või kolmas 83. kord ja ühesõnaga naudin seda kevadet. No Malibu, kas sa tuled ka? Või naudid kevadet? Tuled? Tule, Malibu. No tule. Ja selline siis ongi nüüd meie elu. Kell on 1:30 päeval ja abikaasa magab siin. Issand, mis mõttes magab? No mõnuga ju. Mõnuga ma magaks ise ka siin, aga ma pean minema Paidesse. Tulete tupsud ja valvate siin peremist. Muidugi ju, valvate ju. Mind kutsuti täna Paidesse tegema juuksediagnostikat ja mingisugust juuksevärki. Ja kuna see on Paides, siis ma hästi hea meelega toetan kõiki Paide ettevõtteid. Vaatame. Võtsin oma tütrekese kaasa. Operaator Kõpsiks, äkki on vaja teha mingi story või midagi. Et ma ikka harjutan seda sisulooja elu veidikene. Aga noh, mul on see selline, kuidas ma ütlen siis, sisetunde ja juhuse asi. Mul ei ole mitte mingisugust kindlat süsteemi, aga üks on kindel, et mulle väga meeldib kohalikke siin Paide ja Järvamaa teenuseid alati tarbida ja siis loomulikult siis ka neid tutvustada. Poorsusega sul juukse peal, et ma saaks teada siis, mis tooteid sa kõige paremini saad kasutada, et kuidas nad sul imenduvad kõige paremini ja mis sinu juuksetüübile siis nii-öelda sobib. Teen ka peamassaaži sellega. Siin on siis olemas rosmariin, argaania, riitsinus, viinamarjasemneõli ja ütleme kõik head õlid ainult koos. Tavalist kehareetikut, mis on pigem roheline, siis ta ju kisub juuksed. Me tulime ostma köögivilju, aedvilju, rohelist, Margole smuutimaterjali ja millega me siis tegeleme. Kas sa oled kade, et mina saan ka kookust? Ma lihtsalt ütlen, et see ei ole see kookus. Meile lubati Paul. Meile lubati smuutisid. Ma kuulsin, blender käis ära juba. Saab valida vastavalt soovile suuruseid. No ma võtan selle kõige suurema ilmselt. Ei või? Jah või? Ma tahan Hot. Nii, ja mis siin sees, Mariann? Papaia. Nii, mis veel on? Ja mustsõstar ja kookospiim. Minu mõttes väga hea. Alguses tundub nagu ehmatav. Ei ole ehmatav. Papaia on väga lahe. Ja kuulen. No, tšau. Ei, no väga hästi mõtlega mul. Issi peab kogu aeg telefoniga rääkima. Kõik sõbrad helistavad. Oota, kuula, ta räägib nüüd tervisest.
kuidas vererõhk on jah. ja vist ongi juba kevad algus või kohe on kevad algamas. Jee! Ja meil on kevade alguse tööd täiega peale hakanud. Ja et ma tulin Tai Vabariigist koju, näed, täna võtsin ise kõik klaasid maha kasvuhoonel. Isegi mantlit ei teinud kokku millegiga. Johoo, väike nali. Tegelikult ma olin juhendaja rollis ainult, et nüüd hakkame pihta. Siia tuleb meil siis kaua oodatud ja unistatud, päike paistab nüüd kõvasti, pitsaahi, pitsaköök, pitsakohvik. Puud lähevad siit minema ja puud paneme põlema ja ehk saab meil see abikaasa ja see nina ja mingid varjud näos. Sa oled nagu kriimuline, saab ka korda. Meie läheme Mariga kohe Paide taliteele kevadet tervitama. Mari on väga õnnelik selle üle. Väga õnnelik. Ja ei, tegelikult on tore. Lihtsalt ütleme nii, et see koju tulemine on olnud natukene keerulisem, natuke raskem. See tegemata tööde hunnik on väga suur. Samal ajal abikaasa ei ole ikkagi päris 100% võimsusega. Ja siis mina olen natuke närviline ja rääkimata temast, nii et sedasi me siin toimetame. Kanakesed elavad ka siin oma elu, hoiast välja nad ei saa, sellepärast et ei tohi. Ma väga ootan, millal nad juba hoovi peale saaks tulla. Ja tüpsud olete. Lähme vaatame viimast jääd. Viimane talv. Mine. Mine peale. Jah, nalja teda. Ma ei soovi aitäh. Nii, aga olgu, Maril oli kiire, et saaks juba ruttu. Okei, Paul on kiige juures, lähme ta vastu. Meil on täna sisuloome tööd ja vaadake, kuidas peretütar triigib. Oh my god. No näed, kui hästi sul välja tuleb. Super. Nii. Ütleme nii, et me õpime triikima, sest enne Mari jättis korraks triiklaua lihtsalt siia padjapüüri peale niimoodi puhkama. Aga pole hullu, kõike õpitakse tegema. Nii, ja mis siin toimub? Joogatund või? Kas siin oli joogatund või? Oi, te tupsud ja oi, te olete mu tupsud ja hops. Te hakkate ka kohe modellitööd tegema. Kohe ja... Ma olen lõpuks jõudnud oma kanalasse. Läks kõigest, ma ei tea, 3 päeva. Ja ma näitan siis, mis ma teen siin. Nii, esiteks said kanad korraks õue. Ma loodan, et nad mida haigust kaasa ei vea. Aga see on talvel katki läinud. Nii et mul on vaja uut õrresüsteemi. Siis sellise sitase põhu ma võtsin siit välja. Siin on igast toidunõud neil. Ja nüüd ma teen siukse uue süsteemi. Nad selle jõulupärjale leidsin kasutuse. Ja siis ma tegin siukse süsteemi, et nad hakkavad nüüd siin, loodan, et nad hakkavad selles, mis iganes, kastikeses nüüd, kapikeses käivad kanal. See on nüüd munakapp, väga ilus. Ja siis laotan seda põhku, siia panin veits liiva. Ja sest nad praegu ei saa kahjuks väga palju õues käia, kuna see kuradi linnugripp veel möllab. Ja siis, siuke lugu, saavad omale uue ilusa kevadise olemise. Aga jah, kevadtööd mõnusad need päikese käes. Et teeb töö rõõmsaks. Isegi kui hommikul mul oli küll täna jälle mingisugune hädaorg ja viletsus. Aga vot siin me nüüd siis oleme oma kevadiste mõnudega. Kas sa ometi ei häbene oma garaaži? Ja, ma häbeneks ka. Nojah, aga ma ei ole ise tükkaga olnud. See ei ole isegi su kevadtööde nimekirjas. Ei ole. See on tänase töö nimekirjas. Okei. Siin tuleb kohe esimene grill. Ega nii kui õue tuled, siis leiad ainult neid koristust ja parandustöid, et see laud vajab täielikku
renoveerimist, muidu ta siia ei saa jääda. Tore, kui jäävad talvel asjad õue. Siis ma ootan juba väga, millal saaks ometigi võõrasemad panna. Aga vist peab ikka natuke öökülm järgi andma, et praegu ta on isegi -9 kraadi veel öösel. Nii et veidike veel. No näete, siin palun jõulutuled võib eemaldada, on aeg. No nii, sõbrakesed siblivad oma uue põhu sees, või kui mõnus. No vot, on mõnus. Head tegelased. Esimene grill, kahjuks on meil nagu metslaste oma, ei midagi ilusat, kilekott. Näite siia. Nagu töö inimesed. Aga noh, liha on ausa lõhnaga. Ja, ma sain kanala valmis. Ja kuna Margo ja Paul võtsid grilliosakonna, siis ma ei ole jõudnud midagi ilusat teha, aga ma ei tea, kas ma viitsin. Nii, räägin siis meile tuli vanaema Marju külla, tuli vaatama oma kadunud lapsi. Ja nüüd ta vaatab, mis me teeme siin. Selle me lammutame ära ju. Siia tuleb pitsakohvik. Aga ma ei tea, millal me sinnani jõuame, sest Margo on jube põdur meil. Ma sattusin nii õigel ajal siia, šašlik käib. Mul ongi kõht nii tühi, ma töölt tulin. Kas sa tahad veini ka? Jaa. Jaa. Polegi veinigi siin. Ma pole käinud siin. Pole siin 2 kuud käinud, saab öelda selle kohta. Lähme käime siis. Ja mis meie joome, vanaema Marju? Ma ei tea. Võtame veini. Isegi punane võib olla. Ma ise oleksin võtnud seda roosat, see on selle barberšalleiga. No ega võtame. Ma maitsen, ma ei ole seda joonud. Ime ilus pühapäeva hommik. On olnud jälle öökülmakest, aga päev tuleb ilus. Ma just ärkasin Jürvi peale puhvaika. Lasen kanakesed õue. Johninu pojakesed. Juba igatsen neid. Vaatan, kuidas nad oma uues pesakeses tudusid. Näed. Vesi läheb täitsa jäässe. Nüüd tiri hommikust. Tiri. Ai, te olete kõik segamini ajanud. No olgu. Nii, kas muna ka on mulle või? Näed, munakene, tiri, munakene. See muna on Elisabethi muna. Tean täpselt. Tal on siuke väike jõnk sees alati, mis on nii huvitav iseenesest. Pisi. Aga meil on kiisu kevadisel rännakul, me ei tea, juba üle nädala. Jah, ta oli siis nädal, kui meie tulime juba, ehk siis varsti 2 nädalat. Ei ole ta koju tulnud, me ikka loodame, et ta tuleb veel. Eks see isase kassi kevadine rännak on. Ta ei ole kunagi nii kaua ära olnud, ta on vist maksimaalselt 5 päeva ära olnud. Kuna kanadel on see vesi on külmunud, siis ma kasutan võimalust ja teen neile küüslaugu vett. Muidu on niimoodi, et kui on tavaline vesi kõrval, siis nad ei taha seda hästi juua. Aga praegu neil muud varianti ei ole, siis nad joovad seda küüslaugu vett ka. Ja küüslaugu vesi on kanadele väga hea parasiitide vastu ja annab neile tervist. Teine asi, mis ma panen vahepeal toidu sisse, on karri. Need on kõik mul selle Virge käest õpitud. Nii. Kas soovid isegi klaasikes? Nii, see on selle osa nimi on taluhommik. Kell on juba palju, kell on 7:30. Nii. Ma lähen viin neile. Ja üldsegi kaunist kevadmoodi.
Nonii, ühesõnaga selle taluvloogiga on tänaseks 1, 2, 3 kõik ja Mari hakkab teile kohe kokku panema. Tuli lühike, aga mis sa teed? Me lähme praegu puhkama Saaremaale ja et tuul puhub ja et teil oleks siis seni midagi vaadata. Mari, kas sa? Tuul puhub nii kõvasti. Kas sa paned kokku täna? õhtul jah. Jah, et meie lapsed ei puhka. Meie lapsed panevad vlogi kokku. Ja... Tšau! Ja tšau! Tšau! Tšau!